All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. And liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Suursuli Siim Kallas tahab jälle Reformierakonda juhtida. Ta on kuidagi aru saanud, et teda ei taheta, temast ei hoolita ja teda iialgi enam ei valita. Aga mida peab siis vaene Siim ette võtma, et kaevule ja rahakilekottidele juurde pääseda? Kas oled otsustanud juba, kas kandideerite sisevalimistel juhiks? Jah, olen otsustanud, et kandideerin, jah. Pole midagi imestada, kui paneb oma tütre esimehe kohale kandideerima ja temale jääks ainult nukukese niitidest tõmmata, et oma privileegid taastada. Siim Kallas on libe pätt ja selle kvintessents, miks Reform ei ole eriti tore erakond. Kaja esimehe kandidatuur võimaldab 2 tulemust. Kehvem tulemus on, et tahad Kajat, aga saad Siimu. Parem tulemus on muidugi see, et Kaja suudaks selja keerata isale ja oleks iseseisev esimees. Selline parem tulemus aga pole tõenäoline. Labane onupoja poliitika pole hea ei Reformierakonnale ega ka Eestile. Lubage, et ma selgitan natuke. Kaja isa, Suursuli Siim, on tõestanud, et oskab parteid edukalt, kui mitte kriminaalselt juhtida. Siim tõi oravatele raha, talenti ja valimistes võitu. Aga isa oskused ja võimud ei pruugi olla lapsele pärinevad. Võime olla päris kindlad, et Kaja ei jõua iialgi olla selline tippjuht nagu tema isa. Juba 19. sajandil Sir Francis Galton, väga tuntud statistik, uuris inimomadusi. Tema oli üks esimestest, kes tõestas, et muistomadusi on normaalselt jaotatud. Normaalne jaotus on tuntud selle kellakujulise kõverusena, mis näitab, et paljudel on keskmised omadused ja vähestel on äärmuslikud omadused. Näiteks suurem hulk rahvast on iseloomustatud keskmise intelligentsiga. Vähem on aga väga vähese intelligentsiga ja vähem on ka väga kõrge intelligentsiga. Nii on ka pikkusega, kaaluga, silmanägemisega, kuulmisega ja palju teiste omadustega. Sir Galton pühendas mitu aastat inimeste omaduste mõõtmisele. Tema leidis ka, et kui perekonna ema ja isa on mõlemad kõvasti üle keskmise, siis lastel pole sama äärmuslik omadus, vaid nende omadused vajuvad keskmise poole. Statistikas nimetatakse seda nähtust regressioon keskmise poole. Pikkade vanemate lapsed võivad olla keskmistest lastest pikemad, aga suurt lootust pole,
et nemad on ka oma vanematest pikemad. Samuti väga tarkade lapsed võivad olla keskmistest lastest targemad, aga jälle see ei tähenda, et nemad ületavad oma vanemate intelligentsi. Sellega tahan öelda, et ükskõik kui andekas oli Siim, statistiliselt pole tõenäoline, et Kaja ületab Siimu andekust ja oleks Siimust ja on veel tõenäolisem, et Kaja on vähemate oskustega. Nii et Kaja võiks vabalt endale kujundada kandideerimisplakati, millega kiidab enda ausust. Selline plakat võikski olla tõsi. Kui isa on mõne äärmuse omadusega, vaevalt, et tema laps jõuab sama tasemele. No, siiski me oleme kõik tähele pannud, et edukad lapsed on sageli ka edukad. On ju näha, et kuulsuste lapsed on sageli kas edukad või rikkad või mõlemad, aga sellel on ka selgelt arusaadav põhjus. Võõraste ootused on olulised siin. Marju Lauristin on hea näide. Mina olen ainult paar korda teda kuulanud ja võin ausalt öelda, et minule tema jutt mingit muljet ei avaldanud. Aga ometi ta on ju tuntud sotsioloog ja Tartu Ülikooli professor. No kuidas ta siis on nii edukas? Olga Lauristini lastel olid väga erinevad kogemused. Pärast sõda olid lapsed Jaak Allik ja Marju Lauristin väheste hulgas, keda isiklik autojuht sõidutas algkooli. Nendel segastel aegadel, missugune kooliõpetaja julgeks kommunismi teerajajate lastele kehvad hindad panna. Samuti, kui Marju Lauristin oli Moskva ülikoolis, kas ükski professor oleks julgenud tema tööd ausalt hinnata? Ma ei usu. Ootuste mõju on hästi näidatud psühholoogia professor Robert Rosenthali töös. Ühes kuulsas katses tulid psühholoogia professorid kooli ja andsid intelligentsitesti lastele. Aga juhuslikud testide tulemused aga avaldati kooli õpetajatele. Aasta hiljem siis tuli professor Rosenthal ja meeskond tagasi selle samasse kooli ja andsid uue intelligentsitesti. Ja oli näha, et kõikide laste teadmised olid kasvanud. No, see on ju selge. Aasta aega on mööda läinud, aasta aega on õpitud. Aga nende laste tulemused, keda olid juhuslikult määratletud targematena, olid teisel testimiselt hüppeliselt paremad. Rosenthal tõlgendas neid tulemusi ootuse efektina. Õpetajad, kes arvasid, et mõned lapsed on targemad, käitusid nende lastega teistmoodi ja selgelt õpetasid nendele rohkem või õpetasid nendele paremini. Marju Lauristini edukas on ehtne näide, kuidas kuulus nimi võib teha isegi kretiinist ülikooli professori. Eks Marju ja Kaja mängukaaslaste, õpetajate, tööandjate ja kolleegide ootused kaasa aitasid nende karjääridele.
vaevalt, et nende edukas oli vanematelt päritud. Peame meeles, et George W. Bush ei pärinud oma isalt rahvusvaheliste afääride teadmisi ega välisliidrite kontakte. Ameerika president Jack Kennedy oli tunnustatud intellektuaal, aga tema nõbud Joseph ja Patrick olid tunnustatud Ameerika kongressi lollimateks. Edukate inimeste laste edukust mõjutab veel üks asi. Ja see on kodune kultuur. Joodikute lastel on suurem tõenäosus olla joodikud. Asotsiaalide lastel on samuti suurem tõenäosus olla asotsiaalid. Lapsed õpivad väärtusi ja käitumisi vanematelt. Donald Trump on ehtne näide, kuidas kodune kultuur võib mõjutada laste edukust. Vaevalt, et tema lapsed ületavad ise intellektuaaltaset, aga töökust ja ärifookust on õpitud isa kõrvalt kindla pealt. All right, your daughter Ivanka will be taking Caroline's place on The Apprentice. Correct. Nepotism. That's true. Why? I like nepotism. You know, if you can't take care of your kids, you know that better than I. Look at Ted your Turner beautiful was a kids. big fan of I like nepotism. I think, a lot of people say, oh, nepotism. Usually these are people without children. But I like nepotism. And I'll tell you what happened is, and one of the reasons I as the expression goes, canned Carolyn, Ivanka went on, and she couldn't have when we first started The Apprentice because she was going to the Wharton School of Finance. She had all A's. She was a great student and everything else. But it's hard to say she's my advisor and she's not even in the business yet, right? So now she's been in the business for a year and a half, and she's doing unbelievably well. And she went on The Apprentice, and she did phenomenally, as you know. And the ratings were very good, and everything was very good. And I said, well, this is a good time for me to put Ivanka in to replace Carolyn. And she's beautiful and she's smart. Donald on suur onupoja poliitika fänn. On juba näha Trumpi onupoja poliitika tagajärge praeguses Valges Majas, kus perekonna nõunikud kahtlustakse majanduskuritegudes ja riigi reetmises. Trumpi eeskuju tuletab meelde, et kodune kultuur pole alati positiivne. Vanemate hooldamine kasvatab ka negatiivseid tunnuseid. Kas meie tõesti tahame, et Edgar Savisaare ja Siim Kallase kodune kultuur püsib valitsuses igavesti Erki ja Kaja kaudu? Mina kindlasti seda ei soovi. Mina tahaks tutvuda selle inimesega, kes sooviks Kaja Kallasele oma isa karjääriredelit. Oleks meil hoiupank alles. On kedagi, kes sokutaks Kaja oma issi asemele. Oleks meil Tartu kommertspank alles. Kas Kajat paneks keegi oma isa ülesandeid täitma? Oleks Põhja-Eesti Pank olemas, kes tahaks, et Kaja Kallas nende hoiuseid kaitseb? Eesti Pank on küll alles, aga kullareservid on kadunud. On meie seas inimest, kes arvab, et reservid oleks alles, kui Kaja oleks issi asemel tööl. Kes võtaks Kajat ärhooldust juhtima? Kes lubaks Kajat Vnešekonompanga võlakirju käsitleda? Kui Kaja Kallas ei sobi nende kohtadele, miks arvame, et ta sobib Reformierakonda juhtima? See, et mina olen Kaja Kallase vastu, ei tähenda seda, et ma olen Pevkuri poolt. Mina olen ainult onupoja poliitikale vastu. Onupoja poliitika ei sobi firmades, ega Reformierakonnas, ega Keskerakonnas,
EKRE-s ja mitte kusagil valitsuses. See pole raketiteadus.